No niimoodi, FitCampi hommik on hakkamas ja nagu näete, hommikul juba laual 15 kilomeetrit rullitamist on tehtud, võikud, munad, puder valguga ja siis pähkvõival. Nii, Loona, kuidas te olete siinse toitlustusega rahul? Väga rahul olen, lihtsalt ei jõua kõik ära süüa. Kõik tahab süüa, aga ei jõua. Selge veel. Nii, vaatame siin mis veel. No hommikukoht tuleb meil siis samast nagu näete. Siin on lavatsa koht meil ja siis on selline peene juramasin, mis kõiki kostitab siin hommikul täpselt selle kohviga, mida sa tahad. Maitsvad teed, kes tahavad siis blenderiga siin blendtehiga tehakse siis veel, saab teha nii-öelda neid, saab teha siis erinevaid kokteile. Nii, mis siin laua peal on meil siin kõik toetajad, nagu näete, siin on toetajate rivi on meil kirju. See on hea selle peal tere hommikul kõigil. Ja hakkame siis otsast pihta. Siin on kommi asemel on meil laua peale pandud, nagu näete, sellised vahvad segud, proteiinmiksid, energy mix. Siis on erinevad helbed, hommikuhelbed, maasikad. Siis on siin saare poolt on välja pandud juustu, singid, kodujuustu, munavalge mass. See on meil täpselt sama asi, selle mehe enda toodang siin, puhtad munavalged ja nende sellised Egg White Pros laua peal. Siin tünnis on meil olemas tegelikkuses siis sellised samasugused joogid, täpselt nii palju vaja. Ja noh, kuulge siis ega siis puder ju laua pealt ei puudu, siin oleks nagu tervele Saaremaale tehtud siis süüa, nagu näete. Pudikseid, kes tahab veel laua pealt võtta. Ja noh, pähkvõiga loomulikult ei puudu laualt, nii et no ütleme nii, et puudus siin küll millestki ei tohiks olla. Terra 80, nagu näete, pudru peale lendab siit ja segatakse ära ja ta tuleb selline mõnus nagu kukiskriimi küpsis maitseline puder hommikul. Nii, CrossFiti inimesed, olete esimest korda FitCamp laagris, millised on esimesed emotsioonid? Väga mõnus on. Sa ütled, hommikusöök on nii võimas, et paneb põhjast. Nii, et ei jää parematele hotelli hommikusöökidele kuidagi alla, ma saan aru? Ei, ma arvan, et isegi teeb üle. Väga vahva. Kas olete järgmine aasta ka tulemas? Kindlasti. Levitame uudist. Ja võtame rohkem CrossFiti inimesi kaasa ja levitame sõna, et see tõesti väga äge laager, et kõiki asjade peale mõeldud, et on treeninglaagrid, treenid on mitmekesised, toit on väga kvaliteetne, kõik lisandid on olemas, mis üldse sportlase inimesel ihaldada ja super, meil ei ole küll millegile nõusida. Väga hea, ootame järgmine aasta ka, kuupäevad ütlen ära juba 23–29 juuli, nii et tere tulemast! Kohe siseneme massaaži tuppa ja siin on järjekordne patsient on siin sirgu. No tere, Rutikene! Rutt on meie massöör, kes hoolitseb selle eest, et laagriliste jalakesed, käpakesed oleksid alati heas konditsioonis ja taluksid 3 korda päevas treeninguid. Jah. No kuidas on ammikene? See on juba 7. laagripäev sinu jaoks. Ja siiamaani pelgan seda, et jalatrennid on nagu plaanile lükkunud sellepärast, et jalas on iga päev valusad. Ja täna ma siis nii-öelda hommikuni massaaž fokusseeritud jalgadele, et leevendust saaks. Rutikene on meil siin juba mitmendat aastat kohal, eks ole, ja vist ega tööpuudus sul ei ole, sa oled kõik need päevad siin, ma vaatan, et hommikust õhtuni vaatad tõmmanud. Kuidas sa, milline kommentaar Rutt sinul on, milline see sportlaste olukord siin on, kui katki nad selle laagri jooksul muidu läheksid, kui sind siin ei oleks, küsime siis nii? Ega hinnangut nüüd tõsta sellega, et ilma minuga ei saaks küll hakkama. Aga muidu väga heas vormis on. Selge. Mingid tõsiseid juhtumeid on ka sul olnud siin? Ei ole. Lihtsalt pingest rahvetsid ja ületingutatud. Venitusi on tarvis teha, venitusi ei tohi ära unustada, mis tihti lugu ongi selle nagu tohi. Okei. Väga vahva, nii et kõik, kes laagrisse tulevad, nagu näete, selline taastumise võimalus meil on siin ka ilusasti loodud. No kuulge, vaatega merele näete, sellisest toakesesse toimub siin. Ja ma ennem siin käis muusika ka, siuke massaaži muusika, ja siis mõtlesin nagu Vahemere ääres oleksid niimoodi kerge tuuleid ja Vaadlased laulavad küll. Nii mõnus on just, üks on lahti ja siis tulme järg sisse just lõppune. Järjekord mäng on käimas ja seda kohta siis selline keegli versioon, kus on tehtud maha mõnda. Ilusasti. Siis hakkate siis tennispalliga, siis on vaja siis vaadata, kui palju maha. Ta viskab või veeretab? Ta veeretama, jah. Nii et selline see, et on vaja need maha saada. Seal on siis veeretaja.
No nii, Kristjan, ole hea, alusta. Vaatame, mis siin toimub. Igalühel on kaotatud altse, siis jalg peab jääma selle jala taha. Nüüd iga kord, kui maha läheb, tõstab uuesti ja siis Okei, no Kristjan tulista nüüd. Pabam! No palun, 3 on pikali. Oota, aga ta ju viskas, ta ju ei veeretanud või? ei, see on sobilik. See on sobilik? No ei, ma lihtsalt küsin, aga ma ei tea, kuidas mäng käib. No nii, esimese paugu on siin visiti kohe puhtaks. No nii, need, mis on maas, need võeti ära. Ja nüüd läheb järgmine laks veel. Oh, mida asja, noh. Vana bowlingu mängija on siin, vaadake talle näkku, noh. No nii, laagri hommik on alanud ja vaadake, millise saksofonist katusel. Kunagi oli viiul ta katusel, aga nüüd on saksofonist. Pavka mängib ilusti, ne. Ja see on äratus. Olgu öeldud, et tegemist on Fitcampi äratusega ja äratuse tunnusmuusikaga. No see oli... No väga hea Pavka, kuule väga ilusti. Siin oli kohe ütlesin ära loo, nii kui sa allümisi, ütlesin ära loo. No näete, imeilus laagripäev on alanud ja sellisena Fitcampi hommikud siin on. Öelge, et ei tahaks üles tõusta. Isegi kord kuuleb seda ilusat muusikat, eks ole ju? Nippa-nappa, jah. Nippa-nappa. Pane näiteks volüümi juurde. Paar käeks oli, jah. Paar käeks. Aga vahva igal juhul. Nii, me oleme see kohvilaua juures. Ma võikin räägi, mida sa siin blenderdad? Hetkel blenderdab võikohvi. Võikohvi? Mis tähendab võikohvi? See tähendab, et seal on võik ja kohvi kokku pandud. See on kookosvõi, et see on kaneeli ja šokolaadi. Kohe saame teada, kuidas maitse. Oi, tüdrukul. Oi. Nii, kohvi me saame siit samast ära masinast. Või käima panna. Pressot lendab sisse. Olgu öeldud, et me läheme rullitama kohe, jah? Me läheme rullitama ja siis peabki silma teravaks saama. Nii, aga siit on tulemas kohe see võikohvi. Mis viilukohvi, see on korralikult. Olgu öeldud, ma olin iga hommikul lõpetis, siis toodi ka siia alla. Huvitav selline sammus.